Ülima vastutuse kohta küsimus. Ma näen, et pidev "see on minu süü" mõtteviis võib viia läbipõlemiseni. Oma rollis sekkun ma paljudesse ettevõttes toimuvatesse asjadesse. Kui võtaksin kõige eest ülimat vastutust, ei jääks mul aega oma põhiülesannete jaoks. Kas peaks võtma ülimat vastutust ka madala prioriteediga asjade eest? Esimesena, mis ma ütleksin, ongi see, et ülim vastutus tegelikult ei tähenda seda, et sa teed kõik asjad ise ära. See ei ole kuskil niimoodi kirjutatud, on ju, ja kui sul ei ole piisavalt võimekust ja aega, et probleemi lahendada, siis on probleem tegelikult aja juhtimises ja sinu prioriseerimisoskuses, et ikkagi päevas on 24 tundi ja 24 tundi on kõigil. Kui ühe inimese pealt oodatakse 4 inimese tööd, siis ongi probleem süsteemis, mitte selles inimeses. Ja siis küsimus minu arust on pigem, mis on siis praegu prioriteet? Mis on päris prioriteet? Ja kas tuleb ressursse siis ümber jaotada? Ja kui otsustame teadlikult midagi aeglustada, aktsepteerime ka sellega kaasnevat riski, siis see on osa lihtsalt kohanemisest. Ehk siis, kas see võib viia läbipõlemiseni? Minu arvates võib küll, muidugi, aga see tähendab seda, et sa siis teed seda valesti. Ja kui minu rollist olenevalt ma sekkun kokkuvõttes igale poole, siis küsimus on, miks ma seda teen. Sest et ma võin sekkuda teiste töösse küll, kui see on prioriteet, kui see läheb kokku minu prioriteetidega. Ja kui mul nüüd oma asjade jaoks ei jää aega, siis see on ka aktsepteeritav koht. Sellist peab olema siis omavahel läbi räägitud, sest et kõik ülesanded, mis minu laual on, ei pruugi olla kõige tähtsamad ülesanded sel hetkel. Ja kui sina tuleb minu juurde ütled, et kuule, mul on see asi vaja ära teha ja nüüd me arutame oma käigus ja selgubki, et see on palju olulisem kui see, mis mul praegu laual on, siis minu oma ülesanded, need jäävadki kuhugi kõrvale. Ja tegelikult nii lihtne ongi minu arvates see asi. Ehk siis küsimus ei ole siin üldse selles, kas vastutuse võtmine ja see, et ma ütlen, et on minu süü, viib läbipõlemiseni, vaid pigem minu arvates viib läbipõlemiseni see, et on segadus ja ei teata, mis on prioriteet ja milliseid asju nagu teha lihtsalt. Selge pilt. Tundub loogiline sulle või? Nii, järgmine küsimus. Ma ei nõustu selle filosoofiaga tervikuna. Mitte kõik ei ole juhi süü. Tehniline pädevus on paljudes rollides kriitiline, eriti madalama taseme juhtimises. Ilma selleta on raske autoriteeti ja usaldust saavutada. See on kellegi niisugune statement, on ju, et talle ei meeldi meie filosoofia, ta ei nõustu sellega, ta arvab, et kõik ei ole juhi süü, eriti kui on tegemist mingit tehniliste oskustega, eriti siis, ma ei tea, spetsialisti tasemel, on ju, ja tema arvates siis ilma siis, ma ei tea, sekkumiseta või õigemini ilma teist inimest süüdistamata on siis raske autoriteeti ja usaldust saavutada. Minu vastus siis selle peale on, et ülim vastutus ei ole psühholoogiline mugavusteenus ega manipulatsioon. Ehk siis me ei kasuta seda sellepärast, et me saaksime kuidagi oma spetsialisti nüüd, ma ei tea, kuidagi mõjutada konkreetselt. Selle eesmärk on tegelikult lihtsalt lahendada olukorda, vaadates asjale otsa ausalt. Ehk siis, mida mina tegin, mida ma ei teinud ja mida ma saan paremini teha. Ja kõige olulisem ongi siin see kavatsus, et kui see pole siiras, siis inimesed tunnevad seda, ehk siis kui mina arvan, et sa oled, ma ei tea, spetsialistina ei saa hakkama ja nüüd ma süüdistan sind, siis kuidas see peaks aitama meil paremini seda probleemi lahendada, tegelikult ei aita, see aitab meil ainult suhet kehvemaks teha. Ehk siis minu tahe peab olema lihtsalt siiras sind aidates, vahet ei ole, mis probleem see on, olgu see siis tehniline probleem, suhteprobleem, juhtimisprobleem, vahet ei ole. Ehk siis ülima vastutus on eeskuju loomine, tegutsemine, mitte rääkimine ja samal ajal on vaja lihtsalt kasutada need 4 lahingureeglid samamoodi ja me tegelikult võtame seda kui filosoofiat, mis aitab meil lihtsalt põhimõtteliselt kohaneda igaks olukorraks. Ehk siis meil ei olegi vaja nii-öelda autoriteeti ja usaldust kunstlikult kuidagi moodi tekitada, et see ei ole vastutusvõtmine mitte kuidagi moodi. Nii et sellisel viisil ei ole võimalik ühtegi suhet tegelikult arendada, eriti pikas võtmes, nii et ma arvan, et siin ongi läinud kaduma just sellest, et mis see filosoofia päriselt on. Just, ja kui siin sõnadest täpselt kinni võtta, siis siin on öeldud, et mitte kõik ei ole juhi süü. See süü tuleb üldse ära unustada, see sõnavara, ja siis ei ole probleemi. Jah, kõik ei ole juhi süü, aga kas juht saab kõige eest, mis on seotud temaga,
võtta vastutuse või nii-öelda siis täpsemalt omanikuks hakata probleemidel. Jah, isegi kui see ei ole kellegi süü, juht saab nende probleemide omanikuks. Absoluutselt. Ja siis teine nüanss on see, et kas meeskonna liige või teine tehniline inimene, kes selles, ma ei tea, konfliktis või probleemi juures on, küsimus on, et kas tema saab võtta ära vastutuse juhilt. Ei saa. Aga mida ta saab teha? Ta saab võtta vastutuse selle eest, et tema on ka meeskonna liige ja kuidas ta seda siis teeb, ongi see, et ta hakkab probleemi omanikuks ja küsimus ongi, kas mina saan aidata juhil lahendada probleeme. Saan küll. Et tema vastutusalas on mingisugune mure või probleem ja nüüd mina saan hakata ise selle probleemi omanikuks. Ma saan hakata seda probleemi lahendama, nii-öelda panna selle palli veerema ja kokkuvõttes see ongi see point, kuidas me lahendame probleeme. Ja igast vaatenurgast olemata, kes sa oled, sa saad mõelda, okei, mida mina tegin, mida ma ei teinud ja mida ma saaksin teha paremini. Ja kui sa oled selle juures ka siiras, siis milles kühvel? Lihtne. Järgmine küsimus. Kõiki probleeme ei saa ega pea SOP-dega lahendama. Rollimängud tundusid teoreetilised ja elus pole asjad nii mustvalged. Risk on jääda üksi, et vastutus ei levi. Võib-olla peaks kõigepealt lahti seletama SOP. SOP on siis, meil oli standard operating procedure, ehk siis kokku lepitud kord, kuidas me midagi teeme. Ma ei tea, kuidas me autodes istume, kokku lepitud selline protseduur, mis on meie arvates siis sel hetkel kõige parem või kõige asjakohasem. Ehk siis kuidas me müüme, kuidas me videot teeme, kuidas me laua taga istume, mis asendis meil mikrid on ja nii edasi. Ehk siis kokkulepped oma vahel, kuidas me midagi teeme. Ja siis viidetakse siis rollimängudele, tõenäoliselt on siis see akadeemia videot vaadatud. Ja need on siis hästi sellised võib-olla mustad ja valged ja kui me teeme oma rollimänge on siis see, kus me harjutame läbi näitlikustava mingisuguseid olukordasid, ükskõik milliseid neid ka ei oleks, mis siis juhtuvad, kus siis on õige viis ja vale viis ja siis me saame vaadata ja näha hästi lihtsalt sellist kontrasti. Ja nüüd siin ongi see viide, et elu ei ole nii must ja valge. Ja ma olen nõus, elu ei olegi nii must ja valge. Ja iga asja jaoks ei ole tõesti seda protseduuri vaja. Nüüd protseduur on seal olemas. Alati. Ükskõik vahetele, mis me teeme. Kui keegi kõrvalt vaataks, siis saaks võimalik kaardistada protseduur. Nüüd see protseduuri omamine ja kokkulepitud korra omamine, see on tegelikult üks suur abivahend lihtsalt. Et tuvastada, mismoodi me midagi tegime. Ja see ükskõik, mismoodi me seda tegime, on siis see üks viis, kuidas me seda tegime. Ja nüüd, kui me tahame seda tulevikus parandada või täiendada, siis me saamegi võtta selle esimese viisi, kuidas me seda tegime ja nüüd täiendada teatud aspekte selle esimese plaani juures. See aitab meil siis kokkuvõttes mitte unustada, see vähendada stressi ja tegelikult me hakkame saavutama seda tulemust üha kiiremini ja täpsemalt vastavalt sellele, mismoodi me seda tahame. Ja ülima vastutusega on ka alati see, et ülim vastutus ise nii-öelda meie vaatenurgast või probleemi omanikuks hakkamine on ka üks protseduur. See on ka üks meetod, mis koosneb teatud sammudest ja kui sa ei olegi kunagi proovinud seda teha, siis ega sa tegelikult ei saagi aru, kas see töötab või mitte ja ainukene viis teada saada on seda proovida. Ehk siis see ei ole olema perfektne, tavapärast ongi see, et kui meil on kokku lepitud mingi asi, kuidas me midagi teeme, siis see on ideaalne variant ja nüüd päris elus tavaliselt asjad ei lähe ideaalselt, vaid tavalises elus lähevad asjad täpselt nii, nagu nad lähevad. Ja nüüd me tahamegi tegelikult aru saada, kas see protseduur, mis me kokku leppisime, oli lihtsalt halb. Kas keskkond on muutunud, miks see protseduur enam ei tööta. Ja siis me tahame lihtsalt seda teha teistmoodi paremini. Ehk siis idee ei ole selles, et me peame alati perfektselt tegema. Nüüd, kui me treenime üksteist või ükskõik millist teooriat, siis me tahame võtta selle kõige perfektsema viisi ja üritada jäljendada seda perfektset meetodit, sest siis meil tekivad võimalikult head täpsed harjumused, aga kui me lähme päriselt seda tööd tegema, siis ei olegi võimalik, et me alati teeme kõike perfektselt selle protseduuri järgi, vaid oluline on see, et meil on mingi kokkulepe ja on see, et me saame hiljem lihtsalt tulla tagasi ja vaadata, mis läks õigesti, mis valesti, mida me saame muuta selle jaoks, tulevikus paremaks ja that's about it minu arust. Just, ja rollimängud, et see on ikkagi väga hea tööriist ja konkreetselt need näited, eks ole, rollimäng, harjutamine, see, kui need näited on mustvalged või need stsenaariumid rollimängus, sellest ei ole midagi, et see pole see
rollimängus püstitatud probleem alati oluline, hoolimata sellest probleemist, see aitab sul seda meetodit harjutada. Et sellepärast see võib olla selline mustvalge näide. Just. Ja siin on see viimane lause ka veel, on see, et risk on jääda üksi ja vastutus ei levi. Ma ei saa isegi aru, kuidas see omavahel nagu selle kõigega seotud siin on. Võib-olla on mõeldud seda, et üksi võtad vastutust, aga teised jäädavalt mitte. No see on populaarne küsimus. Seda küll. Ja, et mis siis kokkuvõttes ongi see, et sa ei saagi kontrollida kedagi teist. Sa saad tegelikult ainult kontrollida seda, mismoodi sina saad teha. Sina saad vähendada riski oma vaatenurgast ja see, kui keegi ei võta vastutust ja see ei hakkagi levima, siis tõenäosus on see, et sa teed midagi valesti. Sest kokkuvõttes on see, et see, mida sa ette näitad, see juba mõjutab teisi inimesi. Ja nüüd, kui sa näitad midagi, võib-olla sa pole piisavalt palju seda ette näidanud, võib-olla keegi, kellele seda ette näitad, tegelikult isegi keskenduge, otsi ega vaata sinu pealt, kas see asi on see, mida sa tahad teha, sest ta on niivõrd tunnelis, ta on niivõrd emotsionaalne, mis iganes, seal on niivõrd palju erinevaid variante. Nüüd see, et sa üksi jääd, on üsna vähe tõenäoline. Nüüd, kui sa peaksidki kusagil üksinda jääma, siis küsimus on jällegi, kas see on halb või hea. Ja mina ütlen, et kui sa oled meeskonnas ja võtad vastutust ja tänu sellele sa jääd üksinda, et keegi teine ta vastutust võtta ja sa oled jõudnudki olukorda või keskkonda, kus sa oled ainukene nii-öelda, kes midagi head teeb, siis see on väga hea info sulle. Ja nüüd sa peaksid mõtlema hakkama, et okei, miks ma üksinda olen siin? Kas tõesti on olukord selline, et mitte keegi teine ei taha vastutust võtta ja ma olen ainukene? Sest nii võib juhtuda küll. Ja nüüd siis ongi väga hea. Sa said juba info kätte ja nüüd hakka mõtlema, kuidas siit meeskonnast välja saada. Mis on sinu exit plan nii-öelda. Sest et kui sa oledki sellises kohas, kus mitte keegi ei taha vastutust võtta ja vastutust võtmine nii-öelda ei levi, siis ega sa seal väga pikalt olla, nagu ma arvan, et ei tahagi. Ja ma ütleks ka, et kui vastutust võttes ja ka aega andes sa jääd ikka üksi, siis tõenäoliselt sa oleks jäänud seal üksi ka muidu. Absoluutselt. Lihtsalt see on sinu parim panus või parim viis, kuidas seda katsetada ja see, et see võib olla reaalsus, sellest ei saa põgeneda. Et me tahamegi aru saada, milline on reaalsus ja kui me saame aru, milline on reaalsus, siis me saamegi reaalselt teha oma plaani, kas siis proovida veel või anda alla ja liikuda edasi oma eluga lihtsalt sinna, kus on inimesed, kes tahavad vastutust võtta ja neid meeskondasid on ja neid keskkondasid on ka, nii et see ei ole probleem. Vot, nii on.